Et siis selline kehaline ettevalmistus pikamaa jooksuks siis oleks tänane selline teema, annaks sellise põgus ülevaate, algul natukene räägiks ja siis näiteks mingisuguseid põhiharjutusi ka. Et kõik te olete kuulnud sellist terminit või selliseid sõnu nagu süvalihased, on ju. Ma loodan, et olete. Et süvalihased on siis need lihased, mis on nagu meil näiteks selgroo ümber ja vaagna piirkonnas. Ja need lihased on siis asjad, mille najal me nagu tegelikult püsti seisame või liigume või millest oleneb meie rüht ja selline hea rüht ja üldse selline kuju. Et nad on siis peidus igal pool meil sees. Ja need suured lihased katavad neid, mis meil nagu nähtavad on nii-öelda igal pool. Ja paljud teist töötavad arvuti taga igapäevaselt. Kõik enam-vähem on ju, sina töötad ka või? Et siis väidetavad siis just see arvuti ja istubtöö, et nendel inimestel on nagu kõige suurem probleem nende selja ja värkidega, et nende süvalihased on suhteliselt nõrgad. Ja siis arvuti taga töötamise üks miinus on veel ka see, et siis tuleb siia see õlad vajuvad alla ja ollakse nagu seal kogu aeg päevad läbi, et see on ka nagu ajapikku nagu muutub silmnähtavaks sellel inimesel, kui ta teeb nagu sporti, siis on nagu mõnel on kohe näha. Õlad on ära vajunud ja ühesõnaga süvalihased kuskilt on siin nõrgad ja treenimata, sundased ja mingid pinged ja siis, kui nüüd edasi kohe minna, siis süvalihaseid on mõistagi vaja treenida. Ja treenimiseks siis on erinevad harjutused. Tuleb mõnel selline esimesena mingisugune hea harjutus pähe, millega süvalihased treenitakse. Neid on palju. Kõige kuulsam, ma arvan, on üks kuulsamaid on see plank, on ju. Et pikamaa jooksel ja kestusalade sportlase mina nagu ei soovitaks üldse jõusaali ronida, mingid hantleid ja kange tirima, et pikamaa jooksel peaks nagu kõik asjad tegema ära oma keharaskusega. Et ideaalsed vahendid on selleks olemas, et seal staatilisi asju saab teha oma keharaskusega. Et kui te lähte midagi sikutama kuhugi, siis on jälle vigastustoht niivõrd suur, et seda jama pärast ei ole vaja. Et sellist juttu nagu rohkem ei olegi, et põhiasi ongi see, et neid süvalihased on vaja treenida läbi erinevate harjutuste. Süvalihased on siis see, millest oleneb meie hea rühm, meie jooksukiirus, meie vähene vigastuste oht, ütleme nii, et jah, tugevad süvalihased siis oluliselt vähendavad seda vigastuste ohtu. Ja kui me praegu siin nüüd istume, siis teeks esimese sellise katseharjutuse ära, et paneme jalad ette, küünarnukid maha ja teeks näiteks seljale 1 minuti planku. Keegi võiks aega ka vaadata, et lükkame puusa üles ja seisame. Nüüd siis nagu selg töötab. Nüüd tõmbame pöiad üles, saab tagareis suurema koormuse. Seesama ongi alaselja probleemid asjad, et praegu tegelikult siit alt vaagna piirkonnas süvalihased nagu töötavad. Mõjutabki sinu rühti. Nii ma arvan, et teeme pausi. Tõuseme istuli ja pausideks, siis ma olen kasutanud sellist geenia koolkonna harjutust. Hakkame viima põlvi vasta maad. Jalad peavad olema nii laiali, et põlved läheksid pöiast vasta maad ja puus liigub üles. See on selline hea taastav harjutus vahel, aga teeb puusa lahti. Jalad laiali, et sul ei lähe põlved vasta maad, võt nii, jah. Viid nagu puusa kergelt üles. Ja küll. Tegime siis selga, nüüd siis keerame teistpidi ennast. Paneme küünarnukid maha ja kõhtu. Nii valmis. Ja siis läks. Seda nüüd 2 minutit. Kuidas keegi tahab, See on nii ja naa, Tegelikult minutilised seeriad, ma arvan, esialgu on täiesti nagu piisavad.
sõltub jah muidugi sellest, et kes on, kui palju keegi on seda teinud. Jah, treenitusest. Just. Selge kõht muidu peaks enam-vähem nagu alati võrdsel lihale või? Teedki nagu selle seeria ära, me teeme küljed ka veel, teed minut, teed selle ringi ära, on ju. Ja võib-olla järgmine kord jõuad 1,5 minutit teha kõiki juba korraga. Et ei ole mõtet nagu mingi vägis, et see on nagu värised juba nagu mingi... Ja ma mõtlen nagu selles mõttes, täna teen ainult kõhtu, selge üldse ei tee. Ei ole hea nii? Ei, ma arvan, pigem mitte. Kõik peab tugev olema. Võtame ühe külje. Paneme jälle minuti umbes käima ja et siin on nüüd 2 varianti, et mina olen pannud jala ette siit. Ma tean, osad Pirksaar näiteks ütleb, et pange peale. Mina ei tea, minule meeldib niimoodi, sest siis nagu see suurem ala töötab siin kõhu peal. Ja et kuidas nagu soovite, et mõlemad on õiged, lihtsalt kui serva peal hoiate ainult, siis on minu meelest siit ainult töötab üks lihas. Ühistrennides ma ikka näen kogu aeg, siis juba tuleb vabin sisse, läheb selliseks võitlemiseks. Ja siis on hea, kui veel püütakse vaprat nägu selle juures teha, et kõik on korras. Tegelikult ammu kõik ei ole korras. Paneme jälle puusad tööle, ei jää magama. Teine külg. Üks külg on alati nõrgem. Jah. Äkki vasak on nagu nõrgem ka. Lähme kõhuli. Nii, ja tõstame tagant jalad üles ja käed eest üles. Sama harjutus nüüd. Põhimõtteliselt sama, lükkame käte peal puusa üles. Teeme sellise puki. Ja jälgime rohkem nagu seda puusa, et see puus kipub ära vajuma tavaliselt. Aga jälle tõstame jala ette. Samal ajal jälgime puusa, hoiame 2-3 sekki ja laseme alla. Ma arvan, et tunnete ise väga hästi, mis lihased töötavad selle harjutusega. Okei. Teeme siis selle teise plangu variandi ka ära. Võtame lihtsalt toen lamangusse. Jalad paneme õlgade laiuselt. Ja lihtsalt seisame. Kõht töötab. Teeme siis mingisuguse lihtsama harjutuse, ehk siis see sama vastas käsi, vastas jalg. Hakkame tõstma. Ops. Nagu nii palju, kui tuleb keriva kiirenduse peale. Sinna pole vist on mugavam praegu, aga kohe peab minema. Ja söökige teiselt poolt tagasi siis rahulikult.